Jumala suur õnnistus, et see tõesti on kehtiv. Ja Jumal on katnud selle laua oma lastele õnnistuseks. Meil on veel üks osa, mida me oleme ikka saanud koos kogudusega teha. Ja eks see on nii, et koguduse tööd tehakse ja koguduse töö sünnib ikka üheskoos. Iga palve, iga heategu ja ka iga annetus aitab meil täna teha seda tööd, et aidata inimesi meie ümber. Korjandusega me anname ka oma õnnistava panuse just seal, kus igapäevane töö seda vajab. Ja see vajadus on ka siin Muhu saarel. Oleme Jumalale tänulikud, et meie keskel on inimesi, kes iga päev praktilisel viisil Toidupangaga koostöös aitab ka Muhu saare elanikke. Ja kõik need väljasirutused ja abistamised vajavad ka teatud finantsilise ressursse, aga mitu aastat juba oleme ilusasti toimetatud saanud ja siiamaani tänu sellele, et teie lahke annetus on kõike seda aidanud toetada. Ja mis saab olla suurimat rõõmu kui jagatud rõõm, et see, mida jagatakse sinuga, sa saad jagada seda oma ligimesega. Ja Paulus ka selles kontekstis tuletab meelde, et kui me seda teeme, et me siis võiksime teha seda rõõmsate südametega. Ja 2. Korintuse kirjas 9. peatükk 7. salm ta ütleb, igaüks andku nii, nagu ta südames on otsustanud, mitte kurvalt ega sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Sissejuhatus andmiseks on tehtud, aga ma ei näe korjanduskarpi siin. Siin, no näed, tavaliselt ma olen harjunud, vaata see on ikka need harjumused, kus sa oled harjunud nägema. Laseme selle karbikese ringi käima. Ja nimetan siis ka mõned teated. Kolmapäeviti ikka siis jätkame kooskäimisi ja suuresti on see olnud nii, et Maiu on tublisti kogu seda projekti vedanud Vabadus Kristuses ja see lõpusirgel ja kolmapäeval on jah, no vaat kolmapäeval ma loodan, et natukene jätkub seda ka selles mõttes, et kes on ikkagi siin kohal olnud, et me tahame alati neid inimesi premeerida ka tunnistustega, nii et kindlasti ei tasu puududa nüüd järgmine kolmapäev. Ja meil on juba mõtteid ja plaane siin, et kuidas me kolmapäeviti jätkame, nüüd on mitu kursust läbitud, aga eks neid materjale, mida käsitleda on päris palju. Ja saavad olema jätkuvalt huvitavad ja põnevad kolmapäeva õhtud siin samamoodi ja võtame uued teemad ka käsitlusele. Nii et selles osas ikkagi julgustan ka kolmapäeval kokku tulema. Ja eelteatena siis nii palju, et varsti astume detsembrikuusse, jõuluaeg on lähenemas ja me oleme ka siin Muhus siin samas pidanud jõulujumala teenistusi ja teeme seda ka sellel aastal 24. detsembril ja teeme hommikupoole 11 kella 12. Et siis teate oma päevaga arvestada, sest õhtul on ka teenistused Kuressaares ja mul tuleb olla ka seal. Nii et 24. detsember kella 11. No nii, aga täname siis ka koos kokku pandud Anni eest Jumalat ja oleme tänulikud selle eest, mis ta on meile kinkinud. Isa taevas, me täname sind, et oleme võinud külvata ka selleks, et teha head siin Muhu saare elanikele. Ja oleme tänulikud, et sa oled imeliselt kandnud hoolt meie eest. Meil on alati olnud seda ressurssi, et õnnistada oma ligimesi meie ümber. Ja usume, et see jätkub. Tänu sulle iga rõõmsa andja eest ja tänan, et ma võin sinu nimel ka neid armsaid andjaid õnnistada, nende sissetulekuid ja väljaminekuid. Kiidetud olgu sinu imeline töö siin Muhu saarel. Aamen. No nii, sõbrad, aga nüüd on meil hea võimalus anda siit järg üle pastor Rihole ja temaga on kaasas toredad vennad.
Jaan ja Aivar, aga siis Riho ise tuleb ja ütleb, kes mida neist peab tegema. Ja natukene siis ehk tutvustab ka, et mõned meist on tuttavad nende vendadega, aga mõned mitte. Ja tänu Jumalale selle võimaluse eest jälle olla tagasi siin Muhus. See on üks imeline koht. Jah, siin on nii jälle armas õhkkond ja selline avatud õhkkond ja Jumala ligiolu on selles paigas. Ja täna me tuleme jälle Tallinnast, pealinnast, Toompea kogudusest, toome terviseid. Ja kaasas on meil vennad siin, Jaan. Jaan on tegelikult ühte otsapidi Saaremaalt pärit, aga elab Tallinnas. Ja siis on Aivar. Aivar on üks orudane vend, kes teeb ülistust meil palveteenistustel. Ja kuidagi me oleme väga nii ühes vaimus voolanud ja kogenud sellist ühte nagu tööd ja kokku kasvamist, et kes seal palvetab, kes ülistab, et see kõik nagu läheb hästi kokku. Ja Aivaril on ka väiksed lapsed kodus ja see on üks suur ooper, et sa oled täna meie keskel ja sa oled tulnud siia. Aitäh sulle selle eest. Ja ma usun, et see saab üks hea aeg olema. Võib-olla sa, Jaan, tuled jagad alguses ja siis Aivar teeb hea ülistuse ja siis läheme siit edasi. Halleluuja. Ja tänu Jumalale, et on üks mees, Müüripraus, see on see Riho, kes on seismas, et Eestimaal käia mööda Eestimaad, kuulutada rõõmusõnumit, ennem teha palvetundi, palvetada. Kui asjad on läbi palvetatud, siis neil on meelevald. Ja mul on hea meel, et siin ei valitse mitte kurjuse vürst, vaid Jeesus Kristus ja tema inglid. Halleluuja, see on võidupäev täna. Halleluuja, me oleme rõõmsad selle üle. Ja kas tähtis on Jeesus, meil on fookus täna Jeesusel, mitte kellelgi muul. Jeesus on päästja, Jeesus on tervendaja, Jeesus on varustaja ja kõike selle 30 eluaasta jooksul olen ma kogenud ja Jeesus on andestaja. Kui ka lammas eksib või kukub auku, siis tuleb karjane, tõstab ta välja ja toob ta sõime juurde, ravib haavad, annab talle süüa, lohutab. Ja selline mees on ka Riho, kes näeb väiksemaid, kes näeb toetamas ja ma olen väga tänulik Rihole, ma olen väga tänulik palveteenistuse eest, sest see on tõesti üks hea teenistus, kus sa saad vaimus palvetada. Ja siis me palvetasime seal ja Jumal näitas ühe pildi. See oli selline avavus ja seal üleval oli hele ja sinine ja valgem veel ja sealt tuli valgus nagu läbi sööri alla. Ja seal me istusime inimesed ja palvetasime. Ja palved olid nagu võililled, mis on ära õitsenud, lendavad üles poole. Ja need jõudsid Jumala juurde ja need palved teevad oma tööd ja selleks me oleme kutsutud. See esmalt on palvetöö ja teiseks Jumal andis ühe teise pildi, kõik on see palvekoosolekul ja Jumal ütles nii, kutsusin üles oma sulase teise maailma sõja akul Reitsi ja ta kuulutas, parandage meelt, sest taevariik on lähedal, muidu hukatus tuleb ja paljud ei kuulnud seda. Nad pöördusid ära, ütlesid, mida sa räägid siin, mine eemale. Aga Jumal oli pannud tema südamesse ühe valu selle rahva, selle pärast. Ja siis tal tuleb prohvetlikkusse edasi, et kuke sammu ma annan veel teile vabadust. Aga nüüd Jeesus Kristus on meid üles tõstnud lepitussõnaga. Tema on pannud meid lepituseks teiste inimeste juurde minema. See on nii huvitav. Lepitussõna ja siis näitas mulle pildi. See oli nagu laul, lendan mesipuu poole. Ma kogun nektarit. Mesilane lendab nektariga.
no see on nagu pilt, mul on küll nektorid kogunud, ma olen kristlane, aga nüüd ma lendan sinna, tänna, seal on inimesed, kes vajavad seda nektarit. see on see ema, ütleme tarus, me ei ole mesinik, aga selline pilt anti. me oleme ühed sumisevad mesilased. me viime rõõmusõnumi edasi. rõõm issandas on meie tugevus. rõõm issandas on jääv. Halleluuja. ma loen teile kohe luuletuse, ma võin rääkida teile Jumala imest, kuidas ta päästis mu poja surmasuust, kuidas ta päästis mu poja elu, kes oli kopsupõletikus, kuidas ta tõi mind läbi operatsiooni, kus mu südame rapp vahetati ja Jumala arm on kõige selle üle olnud. ma olen nii tänulik Jumalale ja kui ma komistasin ja kukkusin, siis Jumal tuli ja tõstis mind ülesse. räpane mina olin, aga Jumal ütles, ma armastan sind. ja sina, kes oled siin, tea seda, Jumal armastab sind. ta on igaühe juurde tulemas, sinu südant ravimas, andmas siia ühe rõõmut. kui sa oled kogenud seda rõõmu, siis sa tahad seda jälle. sa tahad olla Jumala juures, sa tahad olla temale kasuks. see on nii hea olla, sa oled hoolitud. nii vähe me kogeme hoolimist teinekord siin maailmas. inimesed lähevad mööda, võistlevad. ma olen kõvem mees, mul on kõvem palk, mul on need sellised asjad. kes sa siin selline oled? mina olen Jumala laps ja minu isa varustab mind. ja ka vaesuse ajal ja ka kõiges olukorras ma tõusen üles, ma tänan Jumalat, sest ta on teinud seda. Neid tunnistusi on ka. nii et elu on täis rõõmu, olgugi et vahest me masendume ihuliselt, aga südames me rõõmustame. nii, üks väike luuletus lõpuks. Jeesus, taeva kuningas, täna võitleb minu eest. Jeesus, taeva kuningas, patu välja ajas minu seest. Jeesus, taeva kuningas, rõõm ja rahu sinu sees. Jeesus, taeva kuningas, õnnistus sinu vaimus ja pühas vees. Jeesus, taeva kuningas, võta vastu ta. Jeesus, taeva kuningas, sinu laps nüüd olen ma. Häid lähenevad jõule ja rõõmu teie südamesse. tore. natuke veel teha. jah. sul on nii ilus lauluhääl. seda mul ei ole teile praegu näidata, aga võib-olla midagi oskame või teeme lihtsalt laulame vaimus ka. silmad kinni just ja lihtsalt olema issanda ees. minu nimi on siis Aivar, ma olen siin Saaremaal enam käinud. Helikaare koguduses olen käinud ja Linna koguduses isegi ja Siioni koguduses isegi olen käinud. aga siin Hiiumaal olen, aga mitte siin jah. Muhu saarel olen käinud koguduses, et see on esimene. kõige loogem, maa ja taeva kuningas.
imeteod on sinu käes. oled püha, püha, oled kuningas sa. Kui algab päev,
endale juurde armastan. Jääda su au, täida meid öö, jääda su au, täida see paik, jääda su au, täida meid öö, jääda su au, täida see paik, jääda su au, täida
täname sind ja Jumal Jeesus . sinu ligiolu eest selles paigas . ja me täname , et sinu hingad meie üle , issand . sina tuled oma väes , issand Jumal . ja sina annad meile tervise ja lootuse ja vabaduse . issand , ühe hingamise . issand , me täname , et kui me oleme ka kuskil kinni või seotud , siis issand , sina annad võitu , Jumal . me ülistame sind , me vabastame igasuguse ikke täna siin paigas . Jeesuse võimsal nimel , las su vägi voolab vabalt . issand , kus on sinu vaim , seal on üks vabadus , issand . Jeesuse nimel me vabastame usupäe täna , et kui meil on üks usku nagu sinepiivake , siis me võime öelda sellele olukorrale , sellele mäele ja see hakkab liikuma . Jeesuse võimsal nimel , sinu tahe täna sündida siin paigas . Jumal , me anname täis vabaduse , kallis püha vaim sulle , issand . voola üle meie , issand , täida meid täna . issand , anna sõna taevast , Jumal . aita , issand , kuulda sinu häält . Jeesus , sinu nimel palume seda . tänu sulle , püha vaim , sinu võimsa ligiolu eest , sinu imelise värske veini eest , mida sa valad , issand , meie sisse . meid täitad , meid kosutada , et meid kinnitada täna Jeesuse võimsal nimel . tänu sulle , Jeesus . halleluuja . tänu , Jeesus . kiitus Jumalale . halleluuja . oled sa igatsust täis Jumala järele . nälgid . tule püha vaim . las Jumala tahe sündida . eelmine kord , kui ma käisin , siis ma rääkisin palvest . Jumal ütles , et Muhu saarel on vaja veel palvest rääkida . Te olete tegelikult tublid palvetajad . nii palju palveid on siit tõusnud üles läbi nende aastate ja on praegu toimumas ja tõusmas tegelikult üles . see on üks imeline töö , on palvetöö . see on töö , mis toidab . see muudab ajalugu , inimeste saatused saavad muudetud , inimeste elud saavad muudetud , paikade olukorrad saavad muudetud . õnnistus tuleb needuse asemele , tervis tuleb haiguse asemele . palve on üks võimas relv . tänu Jumalale . mõned mõtted siin ma peast ütlen praegu . ma lugesin Alfa loengut siin üsna hiljuti , kuidas palvetada ja siis Jumal andis mulle terve rea mõtteid , mida just öelda , mis asi on palve ja palvega seotud asjad . üks asi oli see , et Eestimaa ja Eesti rahva saatust ei otsustata Brüsselis , Moskvas , Washingtonis , Stenbocki majas , Eesti parlamendi hoones , ei sala ega avaliku organisatsiooni koosolekul . Eestimaa saatus otsustatakse palvekambis . see ei ole esimest korda , seda provoteerimine on palju provoteeritud Eestimaa kohta . palvekamber on see koht , kus muutub Eestimaa saatus . see oli üks selline rahvas , kellel on palvetajaid , ei hävi kunagi . see jääb püsima . pered , kes koos palvetavad , ei lähe lahku . kogudused , kes palvetavad , on kasvavad kogudused . see on üks selline , nagu me Aivariga siin , Aivar ülistab ja mina tulen selle palvega ja see on üks vaimulik sõjapidamine tegelikult . ja tead , me nagu pressime läbi , me murrame läbi . ükskõik kui kitsas see koht on , siis siin Muhus ma kogen seda , et siin on üsna avar . siin ei ole palju vaja pressida , sa lihtsalt oled selle Jumala laine sees . siin on juba nii palju ustavaid teenimisi , nii palju ohvriande toodud , nii palju palveid palutud . ma saan aru , et siin , see on midagi erilist . tänu Jumalale .
katsu meelde tuletada, mis seal veel oli selles nimekirjas. Halleluuja. tänu Jeesus. vahel inimesed ütlevad, ma arvan, et Saaremaal ja Muhumaal vist seda ei ole, siin nii kiire ei ole. aga seal pealinnas ja seal on nii kiire inimestel. inimesed ütlevad, et ei ole aega palvetada. vaja kohe kiirelt minna. ja keegi on väga hästi öelnud need sõnad, et kui sul on juba aega süüa, magada, hingata, siis palve on sama tähtis ja oluline. siis sul on ka aega palvetada. kui sa tahad mõjukas inimene olla, siis palveta. kui sa saad selle suurega, palju suuremaga kui sina kokku, sul on mida öelda. kui sa oled temaga koos, palvetad, siis sa kohtud Jumalaga. tema räägib sulle. ja siis sa ütled need asjad välja ja see on üks mõju. sa oled väga mõjus inimene, kui sa palvetad. tänu Jeesus. me ei pea, mõjus ei tähenda seda, et peab hästi valjusti rääkima. mõjus ei tähenda seda, et peab hästi palju rääkima. selline nali, et tark, rumal inimene räägib seda, mis ta teab. aga tark inimene teab, mis ta räägib. see mõjus inimene. me võime ju kõike rääkida, mis me teame, aga kas sellel on mõju? aga kui sa saad midagi Jumala käest ja seda räägid välja, siis see on mõju. see on üks mõju selles ühiskonnas. tänu Jumalale. nii et siuksed mõtted täna palve kohta. Anitat täna ei ole, Anita ütles, et tal oleks ühte palvekaaslast siia vaja ja ma usun seda, et on ju üks asi on see, et ma palvetan seal palvekambris. aga teine, kui me tuleme kokku ja siis koos palvetame, siis me nagu toome igaüks oma usu ja siis need palved on veel vägevamad ja veel suuremad. nii et aga ma saan aru, et Jumal tahab, et me kõigepealt palvekambris oma isiklikus elus nagu läbi murrame. ja siis me tuleme ja siis me oleme seal ühispalves koos ja siis see palve on palju vägevam. ma olen vaadanud seda, et vahel ühispalves mõni inimene, tema seda palvekambri elu ei ole. ja Jumala sõna, Jeesus ütleb nii, et ärge siis palves lobisege. nagu arvate, et kuuldakse teid paljude sõnade tõttu. et keegi seal palvetab, tead, Ameerika Ühendriikide pärast ja Vaikse ookeani pärast ja siis ma vaatan, et kuule, kus kohta see asi nüüd läheb. aga tead, kui sa hakkad Jumalaga minema, siis sa palvetad täpselt neid palve, mida Jumal tahab, et sa paluksid. tänu Jumalale, meil on näiteks Toompea kogudes on iga hommik 6:30 kuni 7:30. meil on selline palvehommikud. tänu Jeesus. ja tead, meil ei ole palju seal, aga Jumal näitab, mille pärast just paluda. palume suuri palveid tegelikult. hingevaenlane ütleb, mis see sinu palve seal tähendab. aga tegelikult see on väga oluline. me palvetame Venemaa pärast, palume ärkamist Venemaale. Iisraeli pärast, väga tihti. mina usun, et see, mis Eestimaal täna on juhtunud, et Iisraeli saatkond on Eestis, see on ime, see on palve vastus. samasugune palve vastus on näiteks Tallinna linnavalitsus, mis astub, ma ei tea, kas nad juba on või ei ole, aga see on palve vastus tegelikult. Jumal teeb imesid. me palvetame oma parlamendi pärast, parlamendisaadikute pärast, oma ministrite pärast. Nendel asjadel on väga oluline tähendus. kui me olime seal näituste missikeskuses ja pastor Veiko seal juhtis seda teenistust, pastor Veiko Võsu on siis Tallinna Nõmme baptisti koguduse pastor ja täis ta tervenemist teenistuse juht.
siis tegelikult kui ta rääkis seda, et me peame hakkama prohvetlikult palves rääkima nendele olukordadele ja siis need asjad tulevad esile. Ja kui Veiko seda ütles, ma nägin, kuidas see parlamendihoone esineväljak, lihtsalt vaikselt inimesed tulid. See ei olnud füüsiliselt, see oli ilmutuslik, tulid ja nad olid põlvedel seal platsi peal ja palvetasid oma maa ja rahva pärast. Vot siuksed asjad. Ja samamoodi, kuna ma Kiilis elan, siis ma nägin ka Kiili vallavalitsuse parkimisplats täitus inimestega, kes olid põlvedel ja palvetasid oma vallavanema, vallavalitsuse eest, palusid seal. Ja ma usun, et see, kui me niisuguse palvetame, nendel on väga sügav tähendus. Hingevaanlane ütleb, et mis see sinu palve aitab, et sinu sõnadel nendel pole midagi ja ta võid ju natuke häält teha, aga tegelikult iga palve loeb. Jumala sõna ütleb, meie nõtrusest saab Jumala vägi täievõimuse, kui me tunneme, et me oleme nõdrad, aga kui me hakkame siis paluma. Tänu Jumalale, siis on üks selline palve asi on see, et me peaksime palvetama oma uskmatute naabrite pärast, lähedaste pärast, võitlema. Mõnikord tuleb võidelda aastakümneid mõne inimesega, enne kui ta tuleb Jumala juurde. Üks võimalus on see, et käega lüüa ja öelda, et ta on joodika, ta on siuke ja ta kunagi ei tule. Teine võimalus on see, et hakata palvetama tema eest ja lihtsalt palvetama. Üks päev tuleb see. Ja võib-olla see palvetaja ise ennem jõuab taevasse, aga nendel palvetel on mõju, mis läheb edasi. Nii et eestpalve. Keegi on Allar Känd on kunagi väga hästi öelnud eestpalvetamise kohta, et eestpalve on nagu see, et sa võtad, kui hakkad kellegi pärast palvetama, siis sa võtad selle inimese, on see siis haigus või mingi rünnak või midagi, sa hakkad tema pärast palvetama, siis sa nagu võtad selle rünnaku enda peale ja palvetad tema eest. Tänu Jumalale. Mis ma olen kogenud selle palveteenistuse ajal, 4 aastat on seda tehtud Toompea koguduses. Ja ma olen kogenud seda, et ma ei ole kordagi haige olnud. Ma kohe tunnen, et see, kui sa palvetad, siis sa nagu pakatad sellest tervisest. Midagi sellist, see Jumala ligiolu, see paneb näiteks teistmoodi mõtlema. See on need olukorrad, siukse kohti on, kus sa lähed läbi, et sul polegi nagu võimalik läbi minna siit. Aga ometi sa lähed. Sellepärast, et palve, Jumala ligiolu, tema vägi on sinuga koos. Nüüd kindlasti palveteenistus ei ole kuidagi, seda ei saa nagu inimlikult kokku panna. Aga tead, kui sa hakkad nagu Jumalaga liikuma, siis esimene asi, kuhu ta sind viib, on palveteenistusele. Mis Vana Testamendis, kui seal suured Jumala mehed kuskile läksid, mida nad tegid? Esimene asi, mille nad üles panid, oli altar. Nad ehitasid ühe altari selles kohas. Nad hakkasid seal palvetama ja siis läks asi edasi. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis kõike muud antakse teile pealekauba. Tänu Jumalale. Sellised mõtted täna. Tänu issandale. Ma usun, et need olid head mõtted. Ja, need on jah. Palvekambris muutub meie rahva saatus. Mitte kuulid, mitte kaitsevarustus, mitte sõjarelvad. Ei saa midagi muuta. Ja on üks täiesti sellised huvitavad profeteeringud Eesti kohta. Täiesti ulmelised profeteeringud. Kus Eesti valitsus on kristlik valitsus ja tead, sa pead kõvasti vaeva nägema, et otsida mõnda mitte kristlast Eesti maalt.
kujutate, see on võimalik. Rita Laugemägi Saaremaa kohta selle ja Aimar täpselt samamoodi. Kuulge, see ei ole nali. See ei ole ilus jutt, et me teeme nalja ja räägime, et siin midagi hakkab sündima või. Need asjad on Jumala südames, need asjad tulevad esile. Tänu Jumalale. Halleluuja. ja Jeesus. Muhu saare eest. Tänu sulle. Muhu koguduse eest. Piiskop Pauluri eest, Maiu eest, Anita eest, Johanna, täname sind, et siin paigas rappub paik, issand Jumal, sinu päe all, issand. Jumal, me täname, et ükski kurjuse jõud ei saa, issand, jääda enam muutmatuks, peavad lahkuma sellest paigast. Jeesuse võimsam nime. Jumal, las üks palveteenistus tõuseb sellest paigast. Las üks palvealtar, issand, ehitatud saada sellest paigast. Las siin olla neid palvekambris palvetajaid ja võitlejaid, aga koos palves olles, issand, läbimurdjaid, Jeesus, sinu nimel. Las sinu õnnistavad käed olla Muhu kogudusega. Issand, selle nähtamatu Kristuse ihuga. Jumal, ärata meid üles, Jeesuse nimel, ka meie lähedased, Jumal. Paneme teistmoodi mõtlema, vii ära kõik religioossed arusaamad, issand, Jeesuse nimel. Pane üks hingede kahjuvalu, issand, meie südamesse, et meie naabrid lähevad põrgusse. Jeesus, sinu nimel me palvetaksime, võitleksime nende asjade väär. Las su pühadus tulla. Issand, õnnista seda kallis kogudust. Õnnista igat ühte, Jeesus. Täna sulle, hinga meie üle. Jumal, kui üks kursus saab läbi, tuleb veel midagi, mis on palju ägevam ja palju suurem, Jumal, las need sündida, las need tulla esile. Jeesus, sinu kallim nime. Tänu sulle. Halleluuja. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Amen. Amen. Olge õnnistatud. Ja suur tänu, pastor Riho, selle julgustuse eest, et need palved on tõesti see, mis on üks lahutamatu osa, et kristluses ta lihtsalt on nii, et kui sa ei palveta, sa nagu vaimulikult ei hinga. Ja kui sa ei hinga, siis mis juhtub on see, et sa lihtsalt sured. Et see palve on nagu ikka üks tohutu oluline osa ja see meie jaoks ka siin Muhu saarel on ilmselgelt üks oluline tööriist ka. Mitte ainult, et me ise jääme ellu, aga nii nagu sa ütlesid ka, need eespalved nende inimeste pärast, lähedaste pärast, need on tegelikult nagu üks vabastav vägi, mis vaenlase vastu läheb ka, et vabastada neid inimesi. Nii et aitäh, see oli Jumalalt üks kinnitus ja julgustus, et me ei unustaks seda palve osa. Me, Riho, tahame sind ka Muhu koguduse poolt tänada, sinu meeskonda ka ja anda üle väikese magusa suutäiega siis jõulude lähenemisel. Nii et ole hea, tule korraks siia veel ja tänu sulle. Ja teeme nii kogudused, tõuseme ja palume vendade pärast ka, sirutame oma käed nende poole. Et Jumal teab, kus on neid vendi veel hädasti vaja, et julgustada kogudusi. Isa taevas, ma tänan sind oma armsate kallite vendade eest, kelle südamed põlevad sinule, keda sina oled kutsunud, issand, ja varustanud ka nende andidega, mis on julgustavad ja issand, mis on kinnitavad ja üles õhutavad. Need tunnistused ja sõnumid, mida nad kannavad endas, et need võiksid olla paljudele Eestimaa kristlastele ja kogudustele ka, eriti maapaikades ka, Jumal, kus tullakse kokku, et vennad võiksid olla sõnakuulelikud, kui sina kõneled ja sina ütled, et nüüd tuleb pakkida jälle auto valmis, et sõita sinna või sinna paika. Et vennad oleksid siis ka alati sõnakuulelikud ja liiguksid sinna, sest ma usun, et see, mis me praegu kogeme ja tajume, need väikesed grupikesed, mis kogunevad, väikesed tiimid, mis liiguvad erinevates paikadesse, on nagu ühed tulekandjad, issand. Ka sellel pimedal ajal on palju seda valgust vaja, mida need vennad endaga kannavad. Sa elad nende südametes, Jumal, ja me palume tõesti, et kogu varustus saaks olema nendel, mida nad vajavad selles töös.
kiitus sulle, Kristus, et nad on täna meie keskel ja me näeme ja õnnistame neid sinu pühal ja vägeval nimel, Jeesus. Aamen. Halleluuja. Tänu Jumalale, vennad, et see tuli on teis olemas ja et te olete sõnakuulelikud olnud ja nendele saartele, kus siin. Täna me oleme Saaremaa ja Muhumaa, te olete tulnud, aga on veel Hiiumaa, on veel teisi saari. Kus samamoodi, kas üks või kaks kristlast palvetavad ja hüüavad, issand, läkita see mees siia Makedooniasse, me vajame abi. Aga ma usun, et Jumal on andnud ka teile väga head südamekõrvad ja te panete tähele neid väikesi kõnetusi ka, mis tulevad ja liigute selles Jumala vaimu tuules ja see on nagu üks, te olete kolm, see on nagu üks kolmainsus ühes heas mõttes, et teil igal ühel on oma and ja et see kõik kokku annabki selle suure sisu sellele asjale, nii et issanda nimel, vennad, olge julged, ärge kartke, liikuge julgelt edasi ja viige see hea sõnum Eestimaale laiali. Tänu issandale, aamen. Kaide ja Maiu, kas ühe laulu saame veel lõpus koos laulda ja siis võime võtta seejärel oma toolid ja tulla siia laua ümber ja kohvilauda. Tänu Jeesus. Tänu sulle, issand. Tänu sulle, Jeesus. Oo Jeesus, imeline on sinu imeline. Jeesus on see nimi, mis üle kõigi nimede peab lõtkuma ta ees iga põlv, mis taevas ja maa peal. Jeesus on see nimi, mis üle kõigi nimede peab lõtkuma ta ees iga põlv, mis taevas ja maa peal. Kõrgeks tõstetud sa, Jeesus, Jeesus, kõrgeks tõstetud sa, kõrgeks tõstetud sa. Jeesus on see nimi, mis üle kõigi nimede peab lõtkuma ta ees iga põlv, mis taevas ja maa peal. Jeesus on see nimi, mis üle kõigi nimede peab lõtkuma ta ees iga põlv, mis taevas ja maa peal. Jeesus, Jeesus, kõrgeks tõstetud sa, kõrgeks tõstetud sa. Jeesus, Jeesus, kõrgeks tõstetud sa, kõrgeks tõstetud sa. Aamen. Suur tänu kõigile armsatele vendadele, õdedele. Olge nüüd head ja võtke omale toolike ja liigume siis kohe siia järgmisesse lauda. Mandrimaale liiguvad, püüame nende kehad ka siis ära kinnitada, et nad vastu peavad.